Täna 24. juunil toimub siin Haapsalu lennuväljal selline üritus, mille nimi on Speed West ja mis sai alguse täpselt 2 aastat tagasi. Eelmine aasta seda võistlust ei toimunud. Sellel aastal on siia kokku tulnud praeguse esialgse minu andmete põhjal 60 autot, kes siis hakkavad paari kaupa omavahel täna siin jõudu katsuma. Kokku on erinevad masinaklassi ja viimane masinaklass ehk siis kõige võimsam ületab juba 5000 ehk siis rohkem. On kohal ka selline masin, mille kubatur küünib juba üle 8 liitri. See võistlus on juba alguse saanud 50 aasta taha Ameerika mandrile. Kuidas see üritus selline Eestimaale jõudnud? Ohohoo, see on väga raske küsimus. Siin linn on täis kihutajaid ja nad kogunesid ja otsustasid, et miks siis linnas kihutada, et teha seda lennuväljal, kus on tunduvalt ohutum. Ja siin saab võrdselt jõudu katsuda ja nii siis õige teoks ja siin me oleme. Tavaliselt toimub võistlus asfaldil, on nüüd see mingisugune vahe ka, et siin nüüd lennuväljal betoonil on, võtab see natukene maha võib-olla kiiruse? Neid võistlusid peetakse nüüd väga erinevatel pindadel, on need betoonplaadid, siis on tavaline asfalt ja siis nagu päris professionaalid, mis siin sõidavad, ütleme seda sama distantsi, mis siin sõideti täna vist 13,51 või ma mäletan nüüd täpselt aega, mis siin sõidetakse liimiga, asfaldi peale pannakse liim, et siis kummi tahetakse soojaks ja siis läheb liimi peale, et ratas käiks paremini haakuks. Meie võistlused on tänavasõiduautod ja siin võivad osaleda ükskõik millised autod, mis on nagu tehasest välja tulnud ja jäänud selliseks nagu ta on, et on lubatud on ainult forsseerida mootorit. Ei tohi tõsta välja istmeid, ei tohi panna torusi sisse, kuigi see oleks ohutum, aga seda ei tohi teha praegu veel. Ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Kas teie kummutate väidet, et mootorisport on meeste ala? Loomulikult. Kuidas tuli mõte siia tulla nüüd siis kiirendama? Mõte tuli kohe, nagu kuulsin üritusest. Olete ammu autospordi huviline? Jah, võib öelda küll. Huvi on ammu, aga ise osalemine on küll esmakordne. Ja kaua te juba autorooli keerate? 3 aastat. Tänane võistlus ei tulnud just kõige paremini välja, kas oli auto jäi lahjaks või tuli endal natuke kogemustest puudu? Nii 1,2 ma arvan, sellepärast, et esimeses paaris oli küll tõsine vastane oma võimsuselt ja teine sõit oli jälle selles suhtes, et seal mul endal läks ka nihu, nii et seal oli väga napilt läks. Arvata võib, et nüüd tuleb ka teisi naisterahvaid järgmisele kiirendusele. Olete otsa lahti teinud, mis siin ikka karta? Loomulikult karta mulle midagi, tulge, aga see ei ole sugugi ainult meestesport. Anytime I need to see your face, I just close my eyes and I am taken to a place where your crystal mind and magenta feeling take a chapter and it makes my spine straight like a chicken cherry cola. I don't need to try to explain, I just hold on tight and if it happens again, I'ma move so silently to the arms and the lips and the face of the human kind. I need to, I want to come stand with you a bit closer, breathe in and get a bit higher. You'll never know what hit you when I get to you. I don't know if I need you, but I don't find out.
mis siia tõi võistlusele? Kas niisama huvi või kontrollida ennast ja mootorit? No huvi asja vastu on ikka olnud pikka aega juba ja noh, kauboi saabas istub hästi jalga ja kui juba kauboi saapa jalga paned, no kus sa ikka siis Volgaga tuled enam, eks? Kust auto tulnud? Kui vana juba teie käes? No auto on vähe Eestis olnud. Siin jaanuaris Palmi alt sai toodud otse nagu. Tegemist on meil siis mis mootoriga? No 6-liitrise V8 mootoriga. Meie inimesed tunnevad silli veoautol umbes samasugust mootorit vahel, nii et ta läheb umbes kuskil silli mootori klassi. Sellist autot on kallis pidada ka? No sellist autot üldiselt ma ajan välja võib-olla suve jooksul siin 3-4 korda, nii et iga päev temaga jah, nagu lusti ei sõida. Olete juba ammu selle auto omanik? 4. aasta. Kiiremad ringid on juba tehtud või on need täna ees? No ma arvan, et tulevikus. Tuleb väike hirm sisse, kui vaatate siin kõrval olevaid autosid ja suuri kubatuure, mida siin räägitakse, 8 liitrit ja maha. Noh, väike närv on ikka püsti, aga vaatame. Kui suur süda teil selle enda autol on? 5-7. Loodate oma stardi vähemalt võita? Ega kaotama ei ole kindlasti siia tulnud? Noh, kaotama pole vist siia keegi tulnud. А сколько вы самое быстро ездили на этой машине? Это никто не узнает. Ну, сделай минус 100. Минус 100, 260 разгонялся. 260, да. Машина какого года? 94-го я купил новую. 94-го года, да? И 8 литров. 8 литров, да. Palju seda kubatuuri siin on? Kubatuur on 8,2. Nii et kõige suurema kubatuuriga auto näha. See on täna ainukene selline lahtine masin, kas suure kiiruse pealt lipp tagant minema ei lenda? Lipp on kindlalt paigas. Pole ohtugi nüüd. Palju sa sellel pöördesse oled saanud? Mis mõttes, et kiirust nagu? Täpselt nii. Ei ole siin erilist kiirust koos, see on nagu miilides ka see asi siin. Ma ei tea. Ei ole täpselt teada. Palju sulle seda kubatuuri tuleb? Kõrvalautol on 8 liitrit, mis sul ka poti on? Mul on 5-7. Nii et arvad, et saad Viperile vastu küll? Vaatame. Osaled esimest korda?
Eelmisel aastal oli siin, ei lastud piisavalt rajale, sai mitteametlikult osaletud, aga põhimõtteliselt ametlikult esimest korda rajal. Võtab sellise mootori hooldamine ka rahakoti nagu õhemaks kõvasti? Mitte oluliselt. Muidugi tal oli mulle raha isegi õlut välja teha. Voiper, anna patsu! Hurraa! Oled juba ammu selle auto omanik, oled juba ammu? Oled juba ammu selle auto omanik? 2 aastat umbes. Kui palju sellest autost oled üldse välja vigistanud? Ütleme niimoodi, et sa sõitsid lennuväljal ja palju siit sisse tuli? No ikka linnas 50 ja maantel 90 nagu peab. Palju selle hobujõudu? Paani peal 260. 260 on täitsa tulnud? Ja mingit probleemi autole ei teki? Ei. Ta peaks tegelikult isegi mingi 280 võitsin küll. Järgmine aasta võtad osa ka, kui selline üritus toimub? Kindlasti. Sviidest? No nüüd on see võistlus läbi saanud, 5 tundi kihutamist, kuidas võistlus selle võistlusega rahule jääda? Rahuldavalt. Ilm tahtis alt vedada, aga õnneks ei hakanud sadama, küll tibutas natukene, aga sai sõidetud. Võtame nüüd selle 2 aastat tagasi võistluse Lasnamäe kanalis ja nüüd siin on märgata mingisugust nüüd rahva suuremat huvi või mida iganes? Huvi on samasugune. Ütleme, et kui linnas teha üritus, siis on kahtlemata tuleb rahvast kohale rohkem, aga siin Haapsalus nii palju rahvast, see näitab, et on ikka väga suur huvi sellise asja vastu. Palju seda rahvast võis siin umbes kohal olla? Väga raske on öelda, kuna üritus oli ju tasuta, aga nii, kes siin massiüritusi on korraldanud ja vaadanud neid päid, siis arvasid, et kuskil 10 000 kanti ikka. No on midagi kindlasti võib-olla õppida ja kindlasti on sul ka mingid plaanid tulevikuks.
Plaane on kindlasti ja õppida ka kindlasti palju, siin on kõige suurem murelaps on ikkagi see turvaala, ikka see turvamine, sest et millegipärast inimesed ei saa aru, et kui on lint pandud, et siis ei tohi teisele poole linti minna, et kui turvatöötaja seisab, siis tuleb kuulata, mis ta ütleb, et see on kõige suurem probleem praegu. Sul on kindlasti plaani järgmiseks aastaks korraldada sama võistlus, kus ja kuna umbes? Raske öelda, tuleb otsida lihtsalt head rada, et Eestimaal veel ringi käia, et kui ei leia, siis ja see rada halvemaks ei lähe, siis siinsamas.